tere! Kellele Church, kellele Chill, kellele Churchill võib öelda tänase materjali sissejuhatuseks. Igal põlvkonnal on oma Paul Saar. Varasema põlvkonna Paul Saar oli kunstnik, üks Tartu vaimudest, keda väga armastati, külastati, tsiteeriti, vestluspartneriks sooviti. Praeguse põlvkonna Paul Saar on üks isamaalisemaid, aatelisemaid, romantilisemaid, kirglikumaid noorhärrasid, kes on loonud rühmituse Armas Eesti, kes on analüüsinud, tsiteerinud Liidia Koidula luulet ja ühtlasi on ta jätkanud isamaaliste luuletuste traditsiooni. Tema fookus ongi kahel justkui äärmuslikult erineval valdkonnal. Isamaaline luule, romantiline oma südame kinkimine Eestile ja siis teisalt kõik sõjandusse puutuv, olgu see siis merevägi, lennuvägi. Nii, ja Paul Saare teksti pealkiri räägib Sir Winston Churchill. Ei küsi lõppu koolonit, selle tõmbame kohe maha. On meile Paul Saar öelnud siin pealkirja all meile veenmiseks, kinnituseks, selgituseks, et Winston Churchill on eesti keeles. Seda ei ole üldse vaja, pigem jäägu ära. Korrastame eesti keele. Nõustume või vaidleme Churchilli ja Pauliga. Esimese teksti poole autor on niisiis Churchill. Otsisin üles netiavarustest tsitaatide portaalist, väravast, piiramatust mõttekildude maastik. Otsisin üles Churchilli, on küll need väljendid tema omad, kaasa arvatud tõsiasi, et ta armastabki palju korrata. Nii et jääb nii, nagu pealik ütles, küll aga ei kasuta me kohe kindlasti vene keelele omaseid kolmnurk jutumärke, vaid jutumärgid algavad eesti keeles alt, lõpevad üleval. Nii on ja nii jääb. Ärge kunagi andke alla, hüüumärk. Tunne on ka hüüdev, eks ole. Seejärel tõmbame maha kriipsukese, sest hüüumärk tegi oma töö ära. Mitte kunagi. Milles asi, see on stenograafina võetud Sir Winston Churchilli reaalselt peetud kõnest. Kui sa pead kõnet, veenad, sisendad, sugereerid, siis sa kordad täpselt nii. Mitte kunagi, mitte milleski, ei suures ega väikeses, ei tähtsas ega tühises. Ärge kunagi andke järele, välja arvatud au ja mõistuse veendumustele, hüüumärk või 3. Ärge kunagi alistuge jõule, tavaline koma, mitte semikoolon. Ärge kunagi, kusjuures jõule oheldake on loomulikult kahetähenduslik sõna. Ärge kunagi alistage jõule. Nali, alistuge jõule,
ärge kunagi alistuge vaenlase näiliselt ületamatule võimule. Hüüumärk, jutumärgid sulguvad üleval pärast hüüumärki. Ja see on miskipärast õnnistatud tärnikeste ja kastikestega autoril, olgu nii, küll aga pärast allika lisamise sulgusid ei ole tühikut. Sulud ilma tühikuta Sir Winston Churchilli kõne Harrow, ülakoma. Harrow kool on meil omastavas käändes. Selleks, et näidata käänet, on ülakoma, pärast saaks siitsa sinna lisada milliseid iganes käändelõppe. Pärast Harrow kooli ei ole vaja kaldkriipsu ja kindlasti ei ole vaja pärast viidete sulgumist punkti maha. Korras. Jutumärgid algavad alt. Meie raskused ja ohud ei kao, kui me sulgeme või suleme nende ees silmad. Need ei kao ka pelgalt ootamisega, et näha, mis juhtub. Ja ning ega või nende ette koma ei käi ja kohe eriti ei käi sinna semikoolon ära see siit. Mis juhtub, ega ka lepituspoliitika kaudu. Kolmnurk jutumärgid maha, pärast lõpupunkti jutumärgid sulguvad eesti keele moodi. Sir Winston Churchilli kõne Westminsteri kolledžis, Fulton, Missouri, kuupäev. Korras. Järgmise tsitaadi alustuseks võtame ära need 3 punkti ja me saame aru, et osundus on võetud poole pealt. Niikuinii on. Inimese kogu elu on laul. Ja nagunii meist võetakse noppeid, kui me saame klassikuteks. Igal juhul neid noppeid kasutatakse suvaliselt, neid aidatakse kontekstist välja. See on nii. Küll aga me 3 punkti asemel lisame sõna mitte. Mitte midagi on palju parem. Ei imetle naad. Ka Churchilli ajal oli see hirmuäratav, ei, kes see küll on? Mitte midagi ei imetle naad nii väga kui jõudu ega eest, koma ära, palun, tänan. Ega austa naad midagi vähem kui nõrkust, tubli, võrdlev, kui selle ette koma ei käi, eriti sõjalist nõrkust, kolmnurk jutumärgid ära, eesti keele jutumärgid sulguvad pärast punkti. Sir Winston Churchilli kõne Westminsteri kolledžis, Fulton, Missouri, kaldkriips ära, korras. Ja viimane tsitaat, jutumärgid algavad alt. Nõrkuse ja hirmu ajendatud lepitamine on samaaegselt või üheaegselt või ühtaegu mõttetu ja hukatuslik. Jõust lähtuv lepitamine on suure suuremeelne ja üllas ning võib olla kõige kindlam ja võib olla ainus tee maailma rahuni. Kolmnurk jutumärgid ära, õiged jutumärgid sulguvad pärast lause lõpupunkti. Ja Paul Saar kommenteerib. Täna on need Sir Winston Churchilli targad sõnad taas aktuaalsed. Vaba maailm peab näitama oma otsusekindlust ja jõudu toetades kangelaslikku väike ka. Tundest saame aru,
keelereeglid ütlevad ka, on ka suure tunde juures väike. Kangelaslikku Ukraina rahvas väikese tähega tema õiglases võitluses oma kodumaa. So sorry, väikese tähega ja kogu Euroopa vaba tuleviku eest. Nüüd ütleb Paul Saar, ainus tõeline rahuvalem. Rahu väikese tähega Euroopas, Putini režiimi hävitamine, olgu siis väikese tähega, Ukraina võit väikese tähega. Autori puhul enne teda ei ole kriipsukestki ja pärast teda ei ole punkti, Paul Saar ütles. Paul Saar noppis välja siis punktid, mis ongi praegu meil maailmas kõne all juba teist nädalat või midagi. Ja ta analüüsib Trumpi, Putini rahuplaan, jutumärgid algavad alt, on Ukraina kapituleerumine. Jah, oleme seda nüüd lugenud eest tagant ette. Nad on põlvili surumas meie ees seni vist kaitsekilbina tuhandeid elusid ohverdanud ukrainlasi ja siis oleme meie järgmised. Rahulikku advendi aega. Järgmise lause 2 sõna tõstame õigesse järjekorda, sest hiljuti internetis ilmus, see on väga veider sõnade järjekord, me ütleme ikkagi hiljuti ilmus internetis Trumpi võimalik rahuplaan, jutumärgid ikka all. Ukrainale allikas Financial Times, link kommentaarides. Selle plaani järgi Ukraina peab loovutama Putini Venemaale. Sihilikult väikesed tähed siin ja seal jääb nii. Tunne on sama. Ohverdame õigekirja reeglid. Kogu Donetski oblasti territooriumi. Järgmiseks ta peab loobuma NATO-ga liitumisest, kaugmaarelvadest ning välisriikide väed ei tohi Ukraina territooriumil olla. Teate mehed, kõige loogilisem, lihtsam, natukene põrgulik, naiivne ja väga hästi töötav võte oleks kutsuda Venemaa NATOsse. Sel juhul ei saa ta ähvardada Eestit, Soomet, britte, sakslasi, prantslasi ja NATO liikmena ei saaks ta sõdida Ukrainaga. See oleks nii lihtne, nii loogiline. Sellel on üks pisike viga sel plaanil, isegi mitte see, et NATO on moodustatud teiste riikide kaitsmiseks Venemaa eest. Pisiviga on see, et me ei tea kõiki lähteandmeid ega tausta, mis teater on. Vähendama oma armee suurust, ostma Floridasse luksusvillasid. Ja see oli küüniline minust. Muutma vene keele Ukraina teiseks riigikeeleks. Vene õigeusu kirik, Vene eriteenistuse filiaal peab saama Ukrainas tegutseda takistusteta. Kes see nüüd siis jumalat suudab üldse takistada? Mis? Nagu mina aru saan, kirjutab Paul Saar selle plaani, jutumärgid alla, loogika järgi. Kõik lause jätkub väikese tähega. Kremli sõjakuriteod tuleks ka unustada, küsimärk. See ei ole rahuplaan,
jutumärgid algavad alt, vaid häbiplekk. Ja proloog uuele sõjale, kolmandale sissetungile Ukrainasse või rünnakule Eesti, Läti, Leedu. Teist korda või asendame sõnaga ning. Liitlause esimeses pooles ja juba oli, liitlause teises osas või juba oli ning päästab päeva. Ning Soome vastu. Kogu kire juures alustab Paul Saar suisa lausa lauset väikese P-ga, Putiniga. Peamine eesmärk ei ole Ukraina territooriumidega isegi kogu Ukraina, vaid Vene impeeriumi sinna vahele pistaksime kaldkriipsu asemel sidekriipsu. Vene impeeriumi Nõukogude Liidu 2.0 taastamine, millest tema kirjutas oma memorandumisse 2021. aasta lõpus. Toetus Ukrainale ei ole mitte ainult õigluse toetus kangelaslikule Ukraina rahvale, kolmest toetusest keskmise asendame sõnaga toetamine, siis ei ole nii 3 ühte, vaid üks on teistmoodi, ehk siis õigluse toetamine. Rahvale, kes võitleb Putini kurjuse vastu, see on ka investeering meie endi julgeolekusse. Oluline on mõista, et tänapäeval teeme sõnade järjekorra vapralt ja eestimeelselt eestikeelseks. Ehk siis tänapäeval on, selle tõstame ettepoole, Ukraina armee Euroopa kilp ja meie, eurooplased, ei istu praegu kaevikus. Ainult sellepärast, et kaevikus istuvad vaprad väikese tähega, Ukraina mehed, naised, noormehed, neiud ning vabatahtlikud, kui Putini režiim Ukrainas ei hävita ta. Me paneme esiteks õigesse käändesse režiimi i. Kui Putini režiimi Ukrainas ei hävita ta, lisame silbi ta. Ja pärast koma paigutame sõna siis. Ta tuleb. Kui Putini režiim i Ukrainas ei hävita ta, siis see tuleb meie juurde. Ha. Ainus tõeline rahuvalem, hüüab aatemees Paul Saar. Rahu väikese tähega Euroopas on võrdne Putini režiimi hävitamine, on võrdne Ukraina võit. Võit väikese V-ga. Ühtlasi lisas Paul oma tekstile pildi, plakati ise tegi, mille kohta ta ütleb, et see on innustatud teise maailmasõja plakatist, teine väikese tähega. Nüüd, enne Pauli kriipsukestki ei ole, Paul Saar, kogukonna armas Eesti looja, tiitli järel punkti ei ole. Ühtlasi ei ole kogukonna nimetuse ümber mingisuguseid jutumärke, eriti mitte neid topelt kolmnurki. Paul Saar, kogukonna armas Eesti looja. Olgu sul, kallis eesti keele sõber, armas maakeeles, mõtleja, unistaja, armastaja, unede nägija. Parim võimalik, jõuluootus parim võimalik, vastu kulgemine läbi pööripäevade kevade poole. Kevad tuleb nii kui nii.
rändlinnud naasevad kindlasti. Meie jääme. Kallistan.